Head sõbrad, aitäh tulemast. Ja mis on vahet, mis on 30 aasta jooksul muutunud? 30 aastat tagasi oli ängistav teadmatus ja samal ajal ka lootus. Sest ega ma ei kavatsenud koguneda ju Hirveparki. Meeleavaldus oli planeeritud Raekoja platsile. Aga kuna viimasel hetkel linnavõimud keelasid selle ära, siis oli tulemus nende ootustele vastupidine. Paigal oleva meeleavalduse asemel kujunes demonstratsioon. Liikuv demonstratsioon esimeste avalike loosungitega, mida mina mäletan Nõukogude ajast. Üks neist oli ka Läti, Leedu ja Eesti ühtsus. Ja siis me leidsime selle koha lihtsalt käigu pealt. Nüüd on see koht muutunud ajalooliseks tänu sellele mälestustahvlile seal, mis võiks olla küll suurem, aga täna meid on märksa vähem, 10 kordi vähem kui tookord, mil siia tulek oli risk, aga samal ajal oli väljapääsu otsimine mingisugusest ummikust. Ja kõik need, kes siia tulid, tunnetasid kuidagi oma hinges, et midagi võib muutuda, midagi on muutumas. Ja samal ajal olid valmis enamasti selleks, et ega me vabalt siit ei lahku, vaid meid arreteeritakse, mis oli ka täiesti tõenäoline, sest erijulgeolekuüksused olid Moskvast kohale tellitud. Võib-olla tegi vahet Ameerika senaatorite kiri Gorbatšovile, kes nõudsid temalt, et see meeleavaldus, mis oli ette teatatud, mis oli vabas maailmas teadvustatud, võiks aset leida kui tõend, et Gorbatšov mõtleb tõsiselt sõnavabadust. Me ei tea, mis olid need otsustavad momendid, aga teame seda, et siit algas Eesti vabanemise lugu. Ja kui täna Tarmo kõneles just nii ilusti kodaniku julgusest ja kodaniku algatusest, siis ongi meie peamine mure see, kus see kodaniku algatus on. Nõukogude ajal oli mõnevõrra lihtsam, sest kurjus oli kontsentreeritud, tihedalt koos. Kurjust näha ja tunnetada polnud mingi probleem. Küsimus oli selles, kas kurjusega koostööd teha, kas püüda pragmaatiliselt elada või päästa iseenda väärikust, päästa iseenda iseseisvat mõtlemist. Ja täna võib tõdeda ja mitmed Hirvepargi veteranid ja eestvedajad võivad seda täna öelda teile palju paremini, et kõikides tingimustes oli võimalik vabalt ja iseseisvalt mõtelda, oma väärtusi kanda. Ei olnud kunagi niisugust olukorda, et poleks inimene saanud moraalselt otsustada, mida ta teeb. Ja väga sageli need moraalsed otsused ei toonud kaasa ka mingeid koledaid repressioone, nagu sellega õigustatakse. Jah, nii olid sellised ajad, ma ei saanud midagi muud kui kaasa minna. Kaasaminek ei olnud tarvilik, ei olnud alati vajalik. Ja täna me mäletame just seda, et alati on vaja mingit vähemust, kas või vähemust, kes mõtleb teisiti, kes mõtleb vabalt, kes läheb peavooluga kaasa. Nagu Soodoma ja Gomorra hävitamisel oli suur ajalooline Abrahami ja Jumala vaheline kauplemine. Kui palju õiged on vaja selleks, et see linn hävitamisest pääseks. Ja see suur debatt, pingeline debatt lõppes arvuga 10. 10 õiget ja siis Jumal ei hävita seda linna. Tegelikult selgus, et õiget oli 3,5. Loti naine keeras tagasi ja muutus soolasambaks. Aga kõikide meie jaoks on alati see väga loominguline väljakutse. Kas minust
minu kodanikualgatusest, minu tõe ja vale vahe tegemisest on, kas see on kriteerium, et midagi võiks edasi minna või midagi võiks laguneda. Mis on see kriitiline mass, mis ühiskonda üleval hoiab? Ja võib-olla me kunagi seda ei tea, aga alati on mõttekas seda tunnetada, mis on meie roll. Tõepoolest, me oleme praegu vabad, Eesti lipud, mis oli 30 aastat tagasi unistus ja karistatav, lehvivad siin, aga võime tõdeda, et probleemid ja ka kurjus, vale, ülekohus pole maailmas kadunud. Vabas ühiskonnas on kurjus ainult pihustunud, lahustunud. Teda on palju raskem tunnetada, palju raskem on vahet teha. Meie ülesanne on tunduvalt keerulisem, kui tahame püsida tões. Aga Hirvepargi sõnum 30 aastat tagasi oli nimelt tõde, mitte veel vabadus. See oli tõde selle kohta, mis meiega on toimunud. Meile valetati 50 aastat, et aastal 40 Eesti rahvas vabatahtlikult liitus suure Nõukogude rahvaga, realiseeris oma ajaloolise unistuse. Ja siis saabus hetk, me teadsime midagi Molotov-Ribbentropi salaprotokollidest. Mina nägin neid esimest korda 1968, kui oli Praha kevad ja Tšehhi kultuurileht Literarne listi avaldas need salaprotokollid tšehhi keeles. Minu sõber näitas neid mulle, ma võtsin tšehhi ja eesti sõnastiku, tõlkisin need eesti keelde ja me levitasime neid põranda all. Aga tõe hetk oli saabunud 30 aastat tagasi, kus vale enam ei püsinud. Ja see on meie kõigile, olgu see meile kõigile tiivustuseks. Vale, ka hämamine, poolikud valed ei püsi kunagi koos. Ei kanna meid kunagi lõpuni vee peal. Kui me ei pöördu tagasi tõe ja kodanikualgatuse juurde. Kui me ei oska vahet teha, kas kõik läheb, teen mis tahan, elan nagu tahan, ei hooli teistest, ei hooli oma rahvast ega ühiskonnast, või me kodanikena kanname vastutust. Oleme muutunud täna nagu igal pool Euroopas väga palju riigisõltlasteks. Küsimus on, kas me oleme tõeliselt vabad. Jah, võime liikuda, võime öelda, mida tahame, kõndida, kuhu tahame, suhelda, kellega tahame, aga kas me oleme vabad eelarvamustest? Kas me oleme vabad ka halbadest mõtetest kaasinimeste suhtes? Kas me oleme valmis neid vähesid eestlasi, kes meil siin elavad, ja teisi meie kaaskodanikke tunnistama heal meelel kui võrdseid kodanikke, keda meil on hea meel näha? Täna meil on hea meel näha siin neid mitte paljusid inimesi, aga see võitlus, see üritus, mis meid elus hoiab, mis meid hoiab inimestena, mitte tarbijatena, mitte meelelahutuse taotlejatena, vaid inimestena, kellel on oma väärtused, kellel on oma väärikus, kellel on oma kodanikualgatus ja vastutus. Sellised inimesed hoiavad Eesti Vabariiki üleval. Aitäh teile, et te tulite. Elagu Hirvepark!